No hoi, millega tegelen? Istun siin laua taga hetkel. Mõnus tudu metsaõnn. Plita all tuli käib. Vesi on ka peal. Mõtlesin, et täna avan siis ühe vaataja saadetud paki. Pruuni värvi pakk. Siin on siis ka peale kirjutatud midagi. Kuivitoidupakk 24 tunni oma. See on siis MRE. Et mingi aasta tagasi midagi sellist. Me proovisime ka ühte MRE-d. Tookord oli siis ratsioon number 6. Seekord on ratsioon number 7. Kõige parem nali on selle juures praegu see, et siit natukene lugeda, siis parim enne on 6. august 2019. Ja praegu on meil siin 2. märts 2024. Ja aastaid siit ikka möödas sellest. Vaatame, mis me siin paki sees on. Et ei hakka siin paki pealt seda teksti lugema. Siin on ta inglise keelega segi siin ja osaliselt on tekst ära kulunud. Aga vaatame, võtame siit tükiliselt välja ja vaatame, mis siin siis, millest ta täpselt koos. Puuvilja kommid, õunamaasikamad. Energiasisaldust on siis 100 grammiga võtta 386 kalorit, kilokalorit. Järgmine asi, see on see best coffee. Nii, et siin on ka kirjutatud parim enne, vaata pakendilt. Vaatame, mis sinu parim enne siis olnud on. 2019. aasta kohvi. Soolased krekerid, jah. 2020. Ahah, Tesolapp. Need on mingisugused tikud. Nende vist parim enned peas vale. Ja veel üks pakk krekereid. Sport drinking powder. Spordijooki pulber. Parim enne mai 2020. Nii, nüüd saame midagi natuke suuremat, raskemat. Siit kätte saame siit Rannarootsi ühepaja toidu lihaga 13. november 2019. Et ühepaja toit. Ei tea, kas ta siin käärimale nüüd juba või ei ole. Ja siis on järgmine konserv. Tatra puder veiselihaga. 5. september 2019. Ja siis on ka selline adventure food. Sükene breakfast siis, hommikusöök. Et see ei teab küll kuivatatud värk vist. Minu peaks olema, mingi kerge toit on, kerge värk ja kiir toit ütleme niimoodi. Vaatame, mis on siit veel välja, kongatame veel ühe konservi. See on siis 2. september 2019 ja see on meil kanaliha omas mahlas. Veel üks pakk krekkereid. Ei tea, palju neid krekkereid nüüd pannakse. Okei, siin polegi peale kirjutatud, siin on ainult mingi kood peal. Aga tundub olevat mingi halva või midagi sõutest. Miks mingi maiustus on. Royal Army šokolaate on siin sees. Sveitsi tume šokolaad, maisi elveste ja kogu pakend on siis selline. 3 konservi, külmtoit, 3 krekkeri pakki, 3 tesolappi, 1 tikud, 2 puuvilja kommid ja mingi tundmatu värk. Siis on siin kohvi. Siis on siin see pulber, joogipulber, šokolaad, 4 suhkurt, 2 soola, 2 kohvikriimerit, 1 pipar, 1 tee. Et siukene värk on ja kriipkottide ka, jah. Et siukene põnev värgikene siis, ütleks selle peale. Aga ega midagi. Et vaatame, mis me siit võtame. Tõenäoliselt selle jätame praegu mingiks muuks korraks. Võib-olla need konservid jätame ka mingiks muuks korraks. Sest ega oodustajad kaugel väga ei julge neid väga vanasid konserve avada. Ei tea, mis siit vastu lajatab. Ma ei tea, kas te kuulete, aga sealt hakkab podisema. Ehk siis tähendab, me saaksime teha ühe joogi. Teeme ühe kohvi. Nii, ja siin on küna. Võtame selle best kohvi siis. Mis tema siis meil siin on? Ahah, ta on nagu näete teepakk. Tema on nagu teepakk meil siin siis. Ja paneme siia 2 suhkurta kohe sisse siis. Ja aga meil oli ju kohvikriimereid ju. Lõhn on nagu kohvilõhn reaalselt. Kas ta nüüd ka päris kohvika on seda? Ma nüüd ei oska öelda. Vaatame, kas nüüd kohvikriimer natukene ligunes. Äkki läheb midagi paremaks, aga nagu näha ei lähe. Ehk ma arvan, et ikka õigem on panna ikkagi piima siia. Aga paneme siia siis piima hoopis. Ja siis vaatame, kuidas see best kohvi maitseb.
nii ja vaatame. Mingit moodi natuke kohvi maitset nagu annab, aga mingit pidi nagu kummaline kohvi maitse on see. Aga nüüd proovime ära siis siukse asja. Krekkerid. Et vaatame, millised need krekkerid siis on, mingi küpsised. Vaatame, kas nemad siis kõlvavad või ei kõlva. Nagu mingi keemil äraka saaks praegu, ütleks selle peale. Nagu vana palmuõli, jah. Palmuõli, jah. Seepärast siuke kulgulakke tagab kinni kleepuma. Siuke hästi kleepuv ja nätske ärk. Kohvi oli parem. Krekker on ka väga kummaline. Aga mõtlesin, et ikkagi võtame ühe konservi ette nalja pärast. Ma nüüd otsustan, millist võtame. Võtta tatra putru, võtta kanaliha või võtta ühepajatoitu. Ühepajatoit võib olla natuke siuke kummaline, mida praegu proovida. See ongi võib-olla kanaliha võttava. Nüüd võtsin laua peale siis siukse asja nagu ühepajatoit lihaga. Et proovime siis siukest asja. Et jah, kuupäev ongi siukene jah, 2019 lõpp, aga proovida võib alati. Oodame, et siis ei ole nagu surstune mingi see. Lõhn on täitsa normaalne. Lõhn ei olegi praegu selline jube lõhn. Ta on küll külmal kujul, ei hakka teda soojaks isaks laskma. Soojana võib ta palju hullem pärast olla, eks ole. Tundub, et okei olevat. Et ei paista lõhn ei ole ka jube. Ma natuke mõtlesin juba natuke üle ja siit tuleb natuke jube lõhnakene välja. Tuleb nagu surstada mind, et seda lahtiskelt pritsib, eks ole. Aga tundub täitsa okei asi jaata. Asi siis aastast 2019 november on see siis nüüd pärit. Et võib-olla jõuab tänasel tatra pudruni ja kanalihani ka. Et selle kuivtoidu jätame mingiks muuks korraks. Seda on mul kerge tagasi ka vedada. Et selle võib-olla võtame mingi teisele matkale kaasa. Aga kuna krekker oli kummalise maitsega, siis võtame soolase kõrvale natukene magusamat ka. Vaatame siis selle Šveitsi šokolaadi ka ära. Täpselt nüüd oli Šveitsist tume šokolaad. Maisi ebeste. See on nagu kivi. Või ju siuke. Ärkpealt natuke jõudlik rakendame siia, et seda ammus raha. Nüüd ei maitsen seda kohvi ka nii hullult enam. Šokolaadi peale kohvi võtta ei olnud enam nii hull. Ahoi! Mis toimub? On 24. märts, pühapäevane päev. Kuu alguses sai siis käidud seal Tudus. Ja mõtlesin, et proovin siis pakki ülejäänu osa peaaegu ära. No peaaegu. Ehk siis need 2 viimast konservi, mis siin on. Et selle kuivtoidu jätan ma alles. Las see praegu olla. Ja siin on muid asju ka veel. Aga mõtlesin, et täna proovin siis ära selle tatra pudruveisilihaga ja kanaliha oma mahlast siis. Need 2 proovin täna ära. Et tookord, kui ma proovisin neid seda köögiviljavärki, siis midagi ei juhtunud, mitte midagi. Elu läks ilusti edasi ja jah, ma tahan praegu sellega öelda, et ma kuskile siis asutusse ma ei pidanud jooksma. Jah, õigemini sinna sellesse kunstimuuseumisse, seal oli kunstimuuseum. Et sinna ma ei pidanudki minema. Jah. Nii et täna proovime ära need 2 asja siis. On siis selline asi. Säilivusajaga siis, mis ta meil on siin siis? 5. september 2019. Ja teine asi siis on see kanaliha. Selle säilivusaeg on meil 2. september 2019. Aga kõigepealt siis võtame ikka selle tatra pudru ette.
Hapukoort muidugi ma võtnud kaasa, aga las ta olla. Saamegi parema maitse elamuse, muidu hapukoor segab ära selle. Mingid huvitavad valged täpid tulid peale. Ma ei tea, kas seal on tatrast nüüd see probleem. See võib rasv olla. Aga lõhn on kummaliselt. Lõhn on ka nii kummaliselt. Kas ma kujutan ette endale juba siin asju? Bon appetit! Lõhn ei valetanudki. On ju väga kummalise maitsega ka. See jääb täna vahele. See jääb seekord ära. Siin on see vedelik, ma olen selle vedeliku vähemalt minema. Seda ma ei taha. Seda ma rohkem ei tahaks. Aga loodame, et see kanaliha maitseb. Kanaliha on kanaliha lõhnaga küll. Aga proovime siis ära ka ikka. Vaatame seda sihukese näoga, et loodame, et on hea. Bon appetit! Tundub, et on söödav asi. See on hea. Aga see on jah väga kummalise maitsega, see veisliha. See on väga kummaline muidugi. Vahepeal saatis üks teine vaataja ka ühe pakikese. Et üks pakk ootab mul praegu ka kaamerat. Kuni ma kaamera ette jõuan. Et tegelikult ma ise selle pakikese juba tegin lahti. Vaatasin, mis see sees on. Nii et aitäh sulle, kui sa praegu seda videot vaatad. Et mingi aeg teeme selle sinu pakikesega lahti kaameras ja vaatame, mis see siis näitan ka teile, vaatajad, mis see sees on. Nii, aga selline videokene siis, et näed, 2 etapis saab filmida ilusti. Et ühe tükki saame kuu alguses, teine põhimõtteliselt kuu lõpus, eks ole. Suur tänu, et vaatasid. Pane kindlasti siis laikeks meeldimine. Siis kindlasti subscribe ehk telli, sest see näitab seda, et sisu läheb teile peale, teile meeldib see, mis ma teen. Ütlen ühe asja veel ära, see tellimine ehk subscribe imine ei maksa, et ei lähe kuskilt pangakontolt teil raha maha. Ja kui sa tahad midagi veel sõna sekka öelda, siis kommentaarium on vaba, kirjuta. Ja et see sisu jõuaks teiste inimesteni ka, siis kindlasti jaga seda oma sõpradele ja tuttavatele. On ju nii? Jah. Tänud veel kord, et vaatasid ning näeme juba järgmises videos. Tšau!